43. kiri, tähtkujud. Urantiat nimetatakse üldiselt Nebadoni, Norlati ja Adekis Satania maailmaks number 606. See tähendab 606. asustatud maailma Satania kohalikus süsteemis, mis asub Norlati ja Adeki tähtkujus, 100 Nebadoni kohaliku universumi tähtkujust. Et tähtkujud on kohaliku universumi põhijaotused, on need asustatud maailmade kohalikud süsteemid oma valitsejate kaudu seotud kohaliku universumi keskvalitsusega Salvingtonil ja peegelduvuse kaudu päevilt vanade supervalitsusega Uversal. Teie tähtkuju valitsus asub 771. arhitektuurse sfääri parves, milles keskmine ja kõige suurem on Edentia. Tähtkujude isade, Norlati ja Adeki kõige kõrgemate valitsuse asukoht. Edentia ise on ligikaudu 100 korda teie maailmast suurem. Edentiat ümbritsevad 70 suuremat sfääri on ligikaudu 10 korda suuremad Urantiast, kuid neist 70 maailmast igaühe ümber tiirlevad 10 satelliiti on ligikaudu Urantia suurused. Need 771 arhitektuurset sfääri on oma suuruselt üsna võrreldavad teiste tähtkujude sfääridega. Aja arvestamine ja kauguste mõõtmine Edentias toimub Salvingtoni süsteemi järgi ning nagu universumi keskusmaailma sfäärid on ka tähtkujude keskuse maailmad täielikult varustatud kõigi taevaste intellektide klassidega. Need intellektid ei erine üldiselt kuigivõrd neist, mida on kirjeldatud seoses universumi haldamisega. Tähtkujude teenistusse on määratud juhendavad seeravid, kohaliku universumi inglite 3. klass. Nende keskused on keskusmaailmade sfääridel ja nad hoolitsevad igati nende ümber asuvate Morontia koolitusmaailmade eest. Norlati ja Adeki 70 suuremal sfääril ning nende 700 väiksemal satelliidil elavad univitaatiad, tähtkujude alalised elanikud. Kõigi nende arhitektuursete maailmade eest hoolitsevad täielikult mitmesugused kohaliku elurühmad, mis on suuremas osas ilmutamata, kuid mille hulka kuuluvad tõhusad spirongad ja kaunid spornaagiad. Kuna tähtkujude Morontia elu keskpunktiks on Morontia koolitussüsteem, siis on see elu, nagu te ka arvata võite, nii tüüpiline kui ka ideaalne. Esimene, tähtkuju keskusmaailm. Edentia on täis paeluvaid, mägismaid, ulatuslikke füüsilise aine kõrgendikke. Nende krooniks on Morontia elu ja üle selle laiuv vaimne auhiilgus, kuid seal pole niisuguseid kaljuseid mäeahelikke nagu Urantial. Seal on 10 000 sädelevaid järvi ja tuhandete kaupa neid ühendavaid ojasid, kuid pole suuri ookeane ega kärestikulisi jõgesid. Neid pinnal voolavaid ojasid pole ainult mägismaadel. Edentia ja teiste selletaoliste arhitektuursete sfääride vesi ei erine arenguplaneetide veest. Nende sfääride veesüsteemid on nii pindmised kui ka maa-alused ning niiskus on pidevas ringkäigus. Neid mitmesuguseid veeteid mööda saab sõita ümber Edentia, kuid põhiline liikumine toimub siiski atmosfääri kaudu. Vaimolendid reisivad loomulikult sfääri pinna kohal, aga Morontia olendid ja ainelised olendid kasutavad atmosfääri läbimiseks ainelisi ja poolainelisi vahendeid. Edential ja sellega seotud maailmadel on tõeline atmosfäär, tavaline 3 gaasist koosnev segu, mis on niisugustele arhitektuursetele loodutele iseloomulik ja sisaldab 2 Urantia atmosfääri elementi ning lisaks seda Morontia gaasi, mis sobib hingamiseks Morontia olenditele. Ent ehkki see atmosfäär on nii aineline kui ka morontialik, ei ole seal torme ega orkaane, ei ole ka talve ega suve. See atmosfääri häirete ja aastaaegade vaheldumise puudumine võimaldab neis spetsiaalselt loodud maailmades kogu hoonete välise ümbruse kauniks muuta. Edentia mägismaad on suurejoonelised füüsilised maastikud ja nende ilu suurendab veelgi lõputult külluslik elu, mis katab Edentiat kogu selle laiuses ja pikkuses. Välja arvatud mõned üsna üksildased ehitised ei ole neil mägismaadel mingit loodud olendite kätetööd. Ainelisi ja morontialikke kaunistusi leidub vaid elamispiirkondades. Väiksematel kõrgendikel asuvad erilised elupaigad ning need on kaunistatud nii bioloogilise kui ka morontia kunstiga.
7. kõrgustike aheliku tipus asuvad Edentia ülestõusmissaalid, kus tõususurelikud ärkavad teisest muudetud korra järgi kulgevast tõusust. Need loodud olendite taaskohtumiskambrid alluvad Melkisedekitele. Edentia esimesel vastuvõtusfääril, nagu ka Melkisedeki planeedil Salvingtoni lähedal, on samuti spetsiaalsed ülestõusmissaalid, kus muudetud tõusukorra järgi tõusnud surelikud kokku pannakse. Melkisedekid peavad Edential ka 2 spetsiaalset kolledžid. Üks eriolukordade kool on pühendunud Sataania mässust välja kasvanud probleemide uurimisele. Teine annetumiskool on pühendunud nende uute probleemide tundmaõppimisele, mis tekkisid seoses Miikali viimase annetumisega ühel Norlati Adeki maailmadest. See viimane kolledž asustati peaaegu 40 000 aastat tagasi. Kohe pärast Miikali teadet selle kohta, et tema viimase annetumise maailmaks on valitud Urantia. Klaasmeri, Edentia vastuvõtuala, asub halduskeskuse lähedal ning seda ümbritseb amfiteatrina keskus. Selle ala ümber on tähtkujude 70 asjaajamisosakonna valitsemiskeskused. Pool Edentiast on jagatud 70 kolmnurkseks osaks, mille piirid koonduvad iga sektori keskuse hoone juures. Ülejäänud osa sfäärist on tohutu suur looduspark, Jumalaaed. Kui te aeg-ajalt Edentiat külastate, siis võite uurida küll tervet planeeti, kuid veedate enamiku oma ajast selles halduskolmnurgas, millel on sama number nagu maailmal, kus te parajasti elate. Seadusandlikes täiskogudes olete te alati teretulnud vaatlejad. Edential elavatele tõususurelikele määratud Moronti ala on 36. kolmnurgas asuva lõpetanute keskusega külgneva 35. kolmnurga keskosas. Univitaatiate üldine keskus võtab enda alla suure ala 34. kolmnurga keskel, kohe Morontia kodanike elupaigaks jäetud ala kõrval. See kord näitab, et seal on loodud tingimused vähemalt 70 tähtsama taevaliku elu alajaotuse majutamiseks ning samuti seda, et iga niisugune kolmnurkne ala neist 70 on seotud ühega Morontia koolituse 70 tähtsamast sfäärist. Edentia klaasmeri on tohutu suur, umbes 160 kilomeetrise ümbermõõduga ja umbes 50 kilomeetrit sügav ringikujuline kristall. See hunnitu kristall on kõigi sfäärivälistest punktidest saabuvate transpordiseeravite ja teiste olendite vastuvõtu maailm, sest klaasmeri hõlbustab transpordiseeravite maandumist. Samalaadsed kristallväljakud on peaaegu kõigis arhitektuursetes maailmades. Väljakul on lisaks dekoratiivsele väärtusele veel mitu otstarvet. Seda kasutatakse, et kogenud rühmadele kirjeldada superuniversumi peegelduvust. Samuti energia muundamistehnika mõjurina, kosmosevoolude muundamisel ja teiste saabuvate füüsiliste energiavoogude kohandamisel. Teine, tähtkujuvalitsus. Tähtkujud on kohaliku universumi autonoomsed üksused ja iga tähtkuju hallatakse vastavalt selle enda kehtestatud seadustele. Kui Nebadoni kohtud arutavad universumi asju, siis otsustatakse kõik siseküsimused vastavalt kõnealuses tähtkujus kehtivatele seadustele. Nende Salvingtoni kohtu määruste ja tähtkujude seaduste rakendamisega tegelevad kohalike süsteemide haldajad. Tähtkujud on seega seadusandlikud, kohalikud süsteemid aga täidesaatvad ehk seadusi rakendavad üksused. Salvingtoni valitsus on kõrgeim kohtulik ja koordineeriv valitsusvõim. Kuigi kõrgeim kohtuvõim on kohaliku universumi keskvalitsusel, on iga tähtkuju keskuses 2 alamat, kuid tähtsat kohut. Melkisedekite nõukogu ja kõige kõrgema kohus. Kõigepealt vaatab kõik kohtuasjad läbi Melkisedekite nõukogu. 12 selle klassi esindajal, kes on omandanud teatavad nõutavad kogemused arenguplaneetidel ja süsteemi keskusmaailmades, on õigus läbi vaadata tõendusmaterjal, teha kokkuvõte kaitse vastuväidetest ja koostada esialgsed otsused, mis saadetakse edasi kõige kõrgema valitseva tähtkuju isa kohtusse. Selle viimase kohtu surelik osa koosneb 7 kohtunikust, kes on kõik tõususurelikud. Mida kõrgemale te universumis tõusete, seda kindlam on, et teie üle mõistavad kohut teie enda sugused.
Tähtkuju seadusandlik kogu jaguneb 3 kojaks. Tähtkuju õigusaktide programm saab alguse tõusuteeliste alamkojast, mille eesistujaks on mõni lõpetanu ja mis koosneb 1000 surelike esindajast. Iga süsteem nimetab sellesse nõuandvasse kogusse 10 liiget. Edential ei ole see kogu praegu veel täielikult koos. Seadusandjate keskmine koda koosneb seeravivägedest ja nende kaaslastest, teistest kohaliku universumi emavaimu lastest. Selles rühmas on 100 liiget, neid määravad kohale nende mitmesuguseid tegevusi tähtkujus juhendavad isiksused. Tähtkuju seadusandjate kõrgeim nõuandev kogu on ülemkoda, jumalike poegade koda. Selle organi valivad kõige kõrgemad isad ja selles on 10 liiget. Ülemkojas võivad teenida ainult eriliste kogemustega pojad. See on fakte leidev ja aega säästev rühm, mis teenib seadusandliku kogu mõlemat madalamat osa väga tõhusalt. Ühisesse seadusandjate nõukogusse kuulub 3 liiget igast tähtkuju nõuandva kogu osast ning selle tööd juhib valitsev noorem kõige kõrgem. See rühm kinnitab kõik seadused nende lõplikul kujul ja annab volitused nende edastamiseks teabelevi kaudu. Selle kõrgeima komisjoni kinnitusega saavad seadusandlikest aktidest maailmade seadused. Nende otsused on lõplikud. Edentia seadusandlus on kogu Norlati Adeki seaduste aluseks. 3. Norlati Adeki kõige kõrgemad. Tähtkujude valitsejad on kohaliku universumi pojaseisuse Vorondadekite klassist. Kui nad lähetatakse universumi aktiivsesse teenistusse, kas siis tähtkujude valitsejateks või muu ülesandega, nimetatakse neid poegi kõige kõrgemateks, sest kõigist Jumala kohaliku universumi poegade klassidest on just neis kõrgeim haldustarkus ühendatud kõige kaugele nägevama ja arukama lojaalsusega. Nende isiklikus aususes ja nende rühma lojaalsuses ei ole kunagi kaheldud. Vorondadek pojad ei ole Nebadonis kunagi olnud rahulolematud. Gabriel on lähetanud Nebadoni igasse tähtkujusse kõige kõrgemateks vähemalt 3 Vorondadek poega. Selle kolmiku eesistujat nimetatakse tähtkuju isaks ja tema 2 abilist vanemaks kõige kõrgemaks ja nooremaks kõige kõrgemaks. Tähtkuju isa valitseb 10 000 standardaastat, umbes 50 000 uranti aastat, olles enne teeninud sama pika perioodi jooksul noorem abilisena ja vanem abilisena. Psalmilaulik teadis, et Edentiat juhib 3 tähtkuju isa ja seepärast ta kõneleski nende asupaigast mitmuses. Jõgi oma harudega rõõmustab Jumala linna ja kõige kõrgemate pühielamuid. Urantial on ajastute jooksul olnud palju segadust universumi valitsejate küsimuses. Paljud hilisemad õpetajad ajasid oma ebamäärased ja ähmased suguharude jumalused segi kõige kõrgemate isadega. Veelgi hiljem ühendasid heebrealased kõik need taevased valitsejad ühtseks jumaluseks. Üks õpetaja mõistis, et kõige kõrgemad ei ole ülimad valitsejad, sest ta ütles, kes kõige kõrgema kaitse all elab, viibib alati kõige väelise varju all. Urantia ürikutes on mõnikord väga raske täpselt kindlaks teha, keda just tähistab termin kõige kõrgem. Aga Daniel sai neist asjadest täielikult aru. Ta ütles, kõige kõrgem valitseb inimeste kuningriiki ja annab selle üle, kellele ta iganes tahab. Tähtkujude isad tegelevad asustatud planeetide elanikega vähe, kuid nad on tihedalt seotud tähtkujude nende seadusandlike ja seaduse koostamise funktsioonidega, mis puudutavad nii oluliselt kõigi asustatud maailmade iga surelikku rassi ja rahvaste rühma. Kuigi teie ja universumi valitsuse vahel seisab tähtkuju valitsemissüsteem, huvitab teid kui indiviide tähtkuju valitsus tavaliselt vähe. Teie huvi keskendub üldiselt kohalikule süsteemile, Sataniale, kuid Urantia on ajutiselt teatavate süsteemi ja planeedi tingimuste tõttu, mis on kasvanud välja Lutsiferi mässust, tihedalt seotud tähtkuju valitsejatega. Lutsiferi lahkulöömise ajal võtsid Edentia kõige kõrgemad mässavates maailmades planeetide valitsemisvõimu teatavad valdkonnad enda kätte.
Nad on selle võimu säilitanud ja päevilt vanad on juba ammu kinnitanud selle kontrolli omandamise nende trotslike maailmade üle. Nad säilitavad kahtlemata selle endale võetud jurisdiktsiooni kuni Lutsiferi elu lõpuni. Suur osa sellest valitsusvõimust oleks lojaalses süsteemis tavaliselt antud süsteemi suveräänile. Kuid Urantia omandas kõige kõrgematega erilise suhte veel ühel viisil. Kui looja poeg Miikael oli oma viimasel annetumismissioonil ja Lutsiferi järglane polnud kohalikus süsteemis veel täielikku valitsusvõimu saanud, allusid kõik Miikaeli annetumist puudutavad Urantia asjad otse Norlati Adeki kõige kõrgematele. 4. Kogunemismägi, päevilt ustav. Kõige püham koosolekumägi on elupaigaks päevilt ustavale, Edential tegutsevale paradiisi kolmsuse esindajale. See päevilt ustav on paradiisi kolmsuse poeg ja olnud Edential Immanueli isikliku esindajana kohal juba keskusmaailma loomisest saadik. Päevilt ustav seisab alati tähtkujude isade paremal käel, et anda neile nõu, kuid ta pakub oma nõuandeid alati alles siis, kui neid küsitakse. Kõrged paradiisipojad ei osale kunagi kohaliku universumi asjatoimetustes, välja arvatud nende valduste täitevjuhtide palvel, kuid päevilt ustav on tähtkujude kõige kõrgematele niisama tähtis kui päevilt ühtne loojale pojale. Edentia päevilt ustava elupaigaks on paradiisi universumi välise side ja teabeteenistuse süsteemi keskus tähtkujus. Neil kolmsuse poegadel koos oma Havona ja paradiisi isiksustest kaaskondadega ja liidus juhendava päevilt ühtsega on otsene ja pidev side oma klassiga kõigis universumites, kaasa arvatud Havonas ja paradiisis. Pühim mägi on kirjeldamatult kaunis ja suurepärase varustusega, kuid paradiisipoja tegelik elupaik on tagasihoidlik, võrreldes kõige kõrgemate keskse asupaigaga ja seda ümbritseva 70 ehitisega, kus elavad vorondadek pojad. Need ehitised on üksnes elupaigad, mis on täiesti eraldi ulatuslikest haldushoonetest, kus aetakse tähtkuju asju. Edentia päevilt ustava elupaik asub neist kõige kõrgemate elupaikadest põhja pool ning seda tuntakse paradiisi kogunemismäena. Tõususurelikud kogunevad regulaarselt sellele pühitsetud kõrgendikule kuulama paradiisi poega, kes jutustab neile edasi liikuvate surelike pikast ja põnevast teekonnast läbi miljardi Havona täiustumismaailma ja edasi paradiisi kirjeldamatute rõõmudeni. Ja just selle kogunemismäe erilistel koosolekutel tutvuvad Morontia surelikud üha täielikumalt mitmesuguste kesksest universumist pärinevate isiksuse rühmadega. Reeturlik Lutsifer, Sataania kunagine suverään, taotles häälekalt oma jurisdiktsiooni suurendamist ja püüdis kohaliku universumi valitsemiskavast kõik kõrgemad pojaseisuse klassid välja tõrjuda. Ta seadis oma südames eesmärgi ja sõnas: ma tõstan oma aujärje kõrgemale Jumala poegadest. Ma istun kogunemismäele põhjas. Ma teen ennast kõige kõrgema sarnaseks. 100 süsteemi suverääni kogunevad regulaarselt Edentiale salajastele nõupidamistele, kus arutatakse tähtkuju heaolu. Pärast Sataania mässu tavatsesid Jerusemi peamässajad tulla neisse Edentia nõukogudesse nagu varemgi ja selle ülbe solvangu peatamiseks leiti võimalus alles pärast Miikaeli annetumist Urantial ja piiramatu suveräänsuse omandamist kogu Nebadonis. Sellest ajast saadik ei ole neid patuõhutajaid enam kunagi lubatud istuda lojaalsete süsteemi suveräänide nõukogudes Edential. Vanaja õpetajad teadsid neist asjust, nagu näitab ka Ürik. Ja ühel päeval, kui Jumala pojad tulid ja seisid kõige kõrgemate ees, tuli ka saatan nende sekka ja sellega esitatakse fakt ükskõik millega seoses seda ka ei tehtaks. Kristuse võidukäigust saadik on kogu Norlati Adek patust ja mässajatest puhastatud. Ükskord enne Miikaeli ihulikku surma püüdis langenud Lutsiferi liitlane saatan niisugusest Edentia salajasest nõupidamisest osa võtta, kuid peamässajate vastased meeleolud olid jõudnud piirini, kus kaastunde uksed olid juba sulgunud. Peaaegu kõikjal nii, et Sataaniast tulnud vaenlased ei leidnud mingit toetust. Kui kurja vastuvõtmiseks pole lahti ükski uks, siis ei ole võimalik pattu langeda.
kõigi Edentia südamete uksed sulgusid saatana ees. Süsteemi kokku tulnud suveräänid heitsid ta üksmeelselt välja ja just siis nägi inimese poeg saatana nagu välgu taevast maha langevat. Pärast Lutsiferi mässu on päevilt ustava elupaiga lähedale püstitatud uus ehitis. See ajutine ehitis on keskuseks kõige kõrgema sidepidajale, kes on tihedasti seotud selle paradiisi pojaga, kes nõustab tähtkuju valitsust kõigis küsimustes, mis puudutavad päevilt klassi tegevussuundi ning suhtumist pattu ja mässu. 5. Edentia isad pärast Lutsiferi mässu. Kõige kõrgemate rotatsioon Edential peatus Lutsiferi mässu ajal. Praegu on meil samad valitsejad, kes teenisid siin ka tol ajal. Me järeldame siit, et neid valitsejaid ei vahetata välja enne, kuni Lutsiferist ja tema liitlastest on lõplikult lahti saadud. Praegusesse tähtkuju valitsusse on aga lisatud 12 Vorondadeki klassi poega. Need 12 on järgmised. Esiteks, tähtkuju isa. Praegune Norlati Adeki kõige kõrgem valitseja on Nebadoni Vorondadeki seerias number 617 318. Enne oma kohustuste ülevõtmist Edential teenis ta paljudes tähtkujudes üle kogu meie kohaliku universumi. Teiseks, kõige kõrgema vanem abiline. Kolmandaks, kõige kõrgema noorem abiline. Neljandaks, kõige kõrgem nõuandja. Miikali isiklik esindaja pärast tema saamist meisterpojaks. Viiendaks, kõige kõrgem täitevjuht. Gabrieli isiklik esindaja Edential pärast Lutsiferi mässu. Kuuendaks, kõige kõrgem planeedivaatlejate ülem. Satania isoleeritud maailmades asuvate Vorondadekitest vaatlejate ülem. Seitsmendaks, kõige kõrgem kohtunik. Vorondadek poeg, kellele on usaldatud kõigi tähtkujusiseste mässudega seotud probleemide lahendamine. Kaheksandaks, kõige kõrgem haldaja eriolukordades. Vorondadek poeg, kellele on tehtud ülesandeks kohandada Norlati Adeki eriolukorra seadusi selliseks, et need sobiksid mässu tõttu isoleeritud Satania maailmades. Üheksandaks, kõige kõrgem vahendaja, Vorondadek poeg, kelle ülesanne on kooskõlastada seoses anetumisega Urantial tehtud erikohandused tähtkuju rutiinse haldamisega. Selle poja ülesanded on tingitud teatavate peainglite tegevusest ja loendamatutest erakorralistest hoolekannetest Urantial koos kirgaste õhtutähtede erilise tegevusega Jeruusalemil. 10. Kõige kõrgem prokurör, erikohtujuht, kes tegeleb Satania mässule järgnenud segadustest põhjustatud Norlati Adeki eriprobleemide lahendamisega. 11. Kõige kõrgem sidepidaja, Edentia valitsejate juurde kinnistatud Vorondadek poeg, kes on lähetatud erinõuandjaks päevilt ustava juurde soovitama, kuidas oleks kõige parem lahendada mässuga ja loodud olendite ebalojaalsusega seotud probleeme. 12. Kõige kõrgem suunaja, Edentia erinõukogu eesistuja. Erinõukogusse kuuluvad kõik isiksused, kes Satania mässu tõttu on saadetud Norlati Adekisse. Nende eesistujaks on erakordselt kogenud Vorondadek poeg. Ning siin pole veel arvestatud arvukaid Vorondadekeid, Nebadoni tähtkujude saadikuid ja teisi, kes samuti elavad Edential. Lutsiferi mässust saadik on Edentia isad ilmutanud Urantia ja teiste Satania eraldatud maailmade suhtes erilist hoolitsust. Prohvet tundis ammustel aegadel ära tähtkujude isade suunava käe rahvaste tegemistes. Kui kõige kõrgem andis rahvaile päris osa, kui ta eraldas teistest Aadama pojad, siis seadis ta kindlaks rahvaste rajad. Igas karantiinis ehk isolatsioonis olevas maailmas tegutseb vaatlejana üks Vorondadek poeg. Ta osaleb planeedi haldamises vaid siis, kui tähtkuju isa käsib tal rahvaste asjadesse sekkuda. Tegelikult just see kõige kõrgem vaatleja valitseb inimeste kuningriikides. Urantia on üks Norlati Adeki isoleeritud maailmu ja alates Kaligastia reetmisest on sellele planeedile määratud Vorondadekist vaatleja. Kui Machiaventa Melkisedek poolainelisel kujul Urantial teenis, austas ta suuresti tolleaegset kõige kõrgemat vaatlejat,
sest on kirjutatud: ja Melkisedek, Saalemi kuningas, oli kõige kõrgema preester. Melkisedek avaldas Aabramile selle kõige kõrgema vaatleja seisundi, öeldes: olgu kiidetud kõige kõrgem, kes sinu vaenlased su kätte andis. 6. Jumala aiad. Süsteemide keskusmaailmad on erilisel viisil kaunistatud aineliste mineraalehitistega. Universumite keskused peegeldavad rohkem vaimset hiilgust, kuid tähtkujude keskusmaailmad on Morantia tegevuste ning elavate kaunistuste tippsaavutused. Tähtkujude keskusmaailmades kasutatakse üldiselt elavaid kaunistusi ja just selle elu ülekaaluka botaanilise kunsti tõttu nimetatakse neid maailmu jumalaaedadeks. Umbes poole Edentiast hõlmavad kõige kõrgemate oivalised aiad ja need aiad on ühed kõige hurmavamad loodud Morantia paigad kohalikus universumis. Sellega on seletatav, miks erakordselt kauneid paiku Norlati Adeki asustatud maailmades sageli nimetatakse Eedini aedadeks. Selle suurejoonelise aia keskel asub kõige kõrgemate palveldamise pühamu. Psalmilaulik pidi teadma neist asjadest nii mõndagi, sest ta on kirjutanud: kes tohib minna kõige kõrgemate mäele, kes tohib seista selles pühas paigas, see, kes süütu kätelt ja puhas südamelt, kelle hing tühja ei himusta ega valet ei vannu. Selles pühamus juhivad kõige kõrgemad igal 10. päeval, puhkepäeval, kõiki Edentia asukaid ülimat Jumalat palveldavas kontemplatsioonis. Arhitektuursetes maailmades esineb aineline elu 10 eri vormis. Urantial on taimede ja loomade elu, kuid Edentia taolises maailmas on ainelisel elul 10 alajaotust. Kui te vaatleksite neid Edentia elu 10 alajaotust, siis liigitaksite esimesed 3 kohe taimseteks eluvormideks ja viimased 3 loomseteks. Kuid 4 vahepealse kiiresti sigineva ja paeluva eluvormi olemus oleks teile täiesti mõistetamatu. Isegi selgelt loomne elu erineb väga arengumaailmade omast. Nii väga, et nende mittekõnelevate loodud olendite ainulaadset iseloomu ja südamlikku olemust on surelikule meelele üsna võimatu kirjeldada. On tuhandeid ja tuhandeid elusolendeid, kellest teie kujutlusvõime ei suuda pilti luua. Kogu loodud loomariik on hoopis teistsugune kui teie arenguplaneetide jämedakoelised liigid. Ent kogu see loomne elu on väga arukas ja erakordselt teenistusvalmis ning kõik need eri liigid on üllatavalt meeldivad ja liigutavalt seltsivad. Neis arhitektuursetes maailmades ei ole lihasööjaid, loodud olendeid. Kogu Edentias pole midagi, mida mõni elusolend peaks kartma. Ka taimne elu on Urantia omast väga erinev, koosnedes nii ainelistest kui ka Morantia liikidest. Ainelistele taimedele on iseloomulik roheline värvus, kuid taimse elu Morantia ekvivalendid on eri varjundite ja peegeldustega violetsed või helelillad. Niisugune Morantia taimestik on üksnes energiataimestik, mida süües ei teki jääkaineid. Et arhitektuursetele maailmadele on annetatud 10 füüsilise elu alajaotust, rääkimata Morantia variatsioonidest, on seal tohutult võimalusi maastiku ning aineliste ja Morantia ehitiste biokaunistusteks. Taevased kunstimeistrid suunavad põliselanikke spornaagiaid selles ulatuslikus botaanilise dekoreerimise ja biokaunistamise töös. Kui teie kunstnikud peavad kasutama oma kujutluste kujutamiseks tuima värvi ja elutut marmorit, siis taevased kunstimeistrid ja univitaatiad kasutavad oma ideede esitamiseks ning ideaalide kätkemiseks sagedamini elavat materjali. Kui teile meeldivad Urantia lilled, põõsad ja puud, siis Edentia taevaste aedade botaanilisest ilust ja lillede suursugususest tunneb teie silm veel enam rõõmu. Kuid minu kirjeldamisvõimest ei piisa, andmaks surelikule meelele ammendavat ettekujutust nende taevalike maailmade kaunidusest. Silm pole tõesti näinud sellist hiilgust, mis ootab teid ees, teie saabudes neisse surelike tõusutee maailmadesse. 7. Univitaatiad. Univitaatiad on Edentia ja sellega seotud maailmade alalised elanikud kõigis 770 maailmas, mis ümbritsevad tähtkuju keskust
ja on nende juhendamise all. Neid loojapoja ja loova vaimu lapsi projitseeritakse ainelise ja vaimse eksistentsi vahelisele tasandile, kuid nad ei ole morontia olendid. Igal Edentia 70 suuremast sfäärist on erineva nähtava vormiga põliselanikud ja morontia surelike morontia vormid on iga kord, kui nad lähevad üle ühelt Edentia sfäärilt teisele, liikudes järjest edasi 1. maailmast kuni 70. häälestatud sobima univitaatiate vastava tõusuastmestikuga. Vaimselt on univitaatiad sarnased, intellektuaalselt erinevad nad üksteisest samamoodi kui surelikud. Vormilt meenutavad nad üsnagi morontia eksistentsi olekut ja nad on loodud tegutsema 70 erinevas isiksuse klassis. Igal neist univitaatia klassidest esineb intellektuaalset tegevust 10 põhivariandis ja iga niisugune intellektitüüp juhib erilist jätkuvat kutsealase või praktilise sotsialiseerumise koolitus- ja kultuurikooli mõnel neist 10 satelliidist, mis tiirlevad iga Edentia suurema maailma ümber. Need 700 väiksemat maailma on kogu kohaliku universumi tööalase praktilise hariduse tehnilised sfäärid ning avatud kõigile intellektiolendite klassidele. Need erioskusi ja tehnilisi teadmise andvad koolid pole ette nähtud üksnes tõususurelike jaoks, kuigi morontia õpilased moodustavad neil koolituskursustel osalejatest ülekaalukalt suurima rühma. Kui teid mõnes neist 70 sotsiaalkultuuri suurmaailmast vastu võetakse, võimaldatakse teile kohe vaba pääs kõigile 10 seda ümbritsevale satelliidile. Mitmesugustes hea tahte kolooniates on morontia tõususurelikud ülekaalus meelelahutuste suunajate seas, kuid univitaatiad on suurim Nebadoni taevaste kunstimeistritega seostatav rühm. Kogu Ormontonis pole väljaspool Havanat teisi olendeid peale Uversa abandonterite, kes oleksid kunstiannete sotsiaalse kohanemisvõime ja koordineerimisoskuste poolest võrdsed univitaatiatega. Need tähtkuju kodanikud ei kuulu tegelikult kunstimeistrite korpusesse, kuid töötavad vabalt koos kõigi rühmadega ning neil on suuri teeneid selles, et tähtkujude maailmad on muutunud ülemineku kultuuri suurejooneliste kunstiliste võimaluste teostamise peamisteks sfäärideks. Tähtkujude keskusmaailmade piirest väljaspool nad ei tegutse. 8. Edentia koolitusmaailmad. Edentiale ja teda ümbritsevatele sfääridele tehtud füüsilised annetused on peaaegu täiuslikud. Vaevalt küll on need kõrvutatavad Salvingtoni sfääride vaimse suursugususega, kuid nad ületavad kaugelt Jerusemi koolitusmaailmade hiilguse. Kõiki neid Edentia sfääre varustatakse energiaga otse universumi kosmosevooludest ja nende tohutuid nii ainelisi kui ka morontialikke võimsussüsteeme juhendavad ja jaotavad oskuslikult tähtkujude keskused, keda abistavad füüsiliste meisterjuhtijate ja morontia võimsuse juhendajate võimekad korpused. Surelike tõusutee Edentia ajastul on morontia üleminekukultuuri 70 koolitusmaailmas veedetud aeg tõususureliku elujärgus kuni lõpetanu staatuse saavutamiseni kõige rahulikum periood. See on tõesti tüüpiline morontia elu. Et teid häälestatakse ühest suuremast kultuurimaailmast teise minnes iga kord ümber, jääb teie morontia keha samaks ja isiksuse teadvusetuse perioode ei ole. Edential ja selle kaassfääridel viibimise ajal tegelete põhiliselt rühmaeetika omandamisega. Rühmaeetikas peitub universumite ja superuniversumite intellektiolendite eri klasside meeldivate ja kasulike omavaheliste suhete saladus. Eluaseme ilmades viisite lõpule areneva sureliku isiksuse ühtlustumise. Süsteemi keskusmaailmas omandasite Jerusemi kodakondsuse ja jõudsite valmisolekuni allutada end rühma tegevusteks ja kooskõlastatud ettevõtmisteks vajalikule distsipliinile. Kuid nüüd tähtkuju koolitusmaailmades peate saavutama oma areneva morontia isiksuse tõelise sotsialiseerumise. Selle võrratu kultuuri omandamise käigus õpite järgmisi oskusi. Esiteks, elada õnnelikult ja töötada tõhusalt koos
10 Morontia kaaslasega, kusjuures 10 niisugust rühma ühendatakse 100-liikmeliseks kompaniiks ja seejärel 1000-liikmeliseks korpuseks. Teiseks, elada rõõmsalt koos ja teha südamlikult koostööd 10 univitaatiaga, kes on vaatamata oma intellektuaalsele sarnasusele Morontia olenditega neist kõige muu poolest väga erinevad. Siis peate koos selle 10-liikmelise rühmaga tegutsema kooskõlas 10 teise perega, mis omakorda on ühendatud 1000 univitaatiast koosnevaks korpuseks. Kolmandaks, kohaneda samaaegselt nii Morontia kaaslaste kui ka nende võõrustajatest univitaatiatega. Omandada võime teha vabatahtlikult ja tõhusalt koostööd omaenda klassi olenditega, kes on tihedates töösuhetes mõnevõrra teistsuguse intellekti olendite rühmaga. Neljandaks, tegutsedes selliselt sotsiaalsetes suhetes teie sarnaste ja teist erinevate olenditega, saavutada intellektuaalne kooskõla ja kutsealane kohanemisvõime mõlema rühmaga. Viiendaks, olles saavutanud isiksuse rahuldava sotsialiseerumise intellektuaalsel ja kutsealasel tasandil, täiustada veelgi võimet elada lähedastes sidemetes endasuguste ja veidi teistsuguste olenditega, nii, et ärrituvus ja vastumeelsus üha vähenevad. Selle saavutamisele aitavad palju kaasa meelelahutuste suunajad koos oma rühma mängudega. Kuuendaks, kohandada kõiki neid sotsialiseerumisviise aina edeneva paradiisi tõusutee kooskõlastamisega, täiustada arusaamist universumist, parandades võimet mõista neis näiliselt tähtsusetutes aegruumi tegevustes peituvate eesmärkide igavesi tähendusi. Seitsmendaks, ja siis järgneb kõigi nende multisotsialiseerumisviiside kulminatsioon, koos samaaegse vaimse taibu avardumisega. Seetõttu, et vaimne ühinemine rühmaga ja Morontia kooskõla täiustab ka isiklikku andekust kõigis faasides. Kahekõlbelise loodudolendi partnerlus ei muuda kummagi isiklikke, intellektuaalseid, sotsiaalseid ja vaimseid saavutuspotentsiaale universumis sugugi 2 korda tõusamaks, vaid nad peaaegu 4-kordistavad oma saavutamis- ja teostamisvõimalusi. Me kirjeldasime sotsialiseerumist Edential Morontia sureliku liitumisena univitaatia pererühmaga, milles on 10 intellektuaalset erinevat indiviidi ja samaaegselt ühinemisena 10 Morontia kaaslasega. Kuid esimeses 7 suuremas maailmas elab 10 univitaatiaga koos vaid 1 tõususurelik. Teises 7 suuremast maailmast koosnevas rühmas elab iga 10-liikmelise põliselanike rühmaga koos 2 tõususurelikku ja nii edasi, kuni viimasel 7 suuremast sfäärist koosnevas rühmas elab 10 univitaatiaga koos 10 Morontia olendit. Kui te õpite univitaatiatega paremini sotsialiseeruma, siis saate seda täiustunud eetikat rakendada suhetes endasuguste Morontia edasijõudjatega. Tõususurelikena tunnete rõõmu viibimisest Edentia edenemismaailmades, kuid te ei koge seda isiklikku rahuldusvärinat, mis iseloomustab teie esimest kokkupuudet universumi asjadega süsteemi keskuses või teie tundeid hüvastijätul nende universumi keskuse viimaste maailmade reaalsustega. 9. Edentia kodakondsus. Pärast 70. maailma lõpetamist asuvad tõususurelikud elama Edentiale. Nüüd osalevad tõusuteelised esmakordselt paradiisi kogudes ja kuulevad oma pikast elukäigust lugu nii, nagu seda kirjeldavad Päevilt Ustav, esimene ülimatest kolmsuspäritolu isiksusest, keda nad kohtavad. Kogu see viibimine tähtkuju koolitusmaailmades, mis kulmineerub Edentia kodakondsuse omandamisega, on Morontia edasijõudjatele tõelise taevaliku õndsuse periood. Süsteemi maailmades viibimise jooksul arenesite peaaegu loomast Morontia olendiks. Olite rohkem aineline kui vaimne. Salvingtoni sfääridel arenete Morontia olendist tõelise vaimuseisundini. Saate pigem vaimseks kui aineliseks. Ent Edential on tõusuteelised poolel teel oma endise ja tulevase seisundi vahel. Poolel teel arenevast loomast tõusuvaimuni.
kogu teie Edential ja selle maailmades viibimise ajal olete nagu inglid. Te liigute pidevalt edasi, kuid säilitate kogu aeg üldise ja tüüpilise Morontia staatuse. See tõususureliku tähtkujus viibimise aeg on kogu Morontia edenemise elujärgu kõige ühtlasem ja stabiilsem ajajärk. See kogemus on tõusuteelistele vaimueelne sotsialiseerumiskoolitus. See on analoogiline lõpetanueelse vaimse kogemusega Havanal ja absoniitsuse eelse koolitusega paradiisis. Edential tegelevad tõususurelikud põhiliselt neile antud ülesannetega 70 järjestikuses univitaatiate maailmas. Nad teenivad ka Edential endal mitmesugustes ametites, peamiselt seoses selle tähtkuju programmiga, mis puudutab rühmade, rasside, rahvaste ja planeetide heaolu. Kõige kõrgemad ei tegele eriti indiviidide edasiarenemisele kaasaaitamisega asustatud maailmades. Nad valitsevad rohkem inimeste kuningriike kui indiviidide südameid. Ja päeval, mil te valmistute Edentialt lahkuma Salvingtonile, te peatute ja vaatate tagasi ühele kõige ilusaimale ja värskendavamale ajale kõigist oma koolitusajajärkudest siinpool paradiisi. Ent selle kõige aulisus üha kasvab teie tõusul sissepoole ja te omandate aina suurema võime hinnata jumalikke tähendusi ja vaimseid väärtusi. Esitanud Malavati ja Melkisedek.